Tere! Kõigepealt ma tahaksin teid tänada, et osalete meie webinaril. Tutvustan siis ka ennast. Mina olen Helen, HPE tootejuht ja minuga kaasas või siis kaasesineja on täna Marit, kes on Also Cloud Marketplace'i ärijuht või tootejuht. Ja veel enne, kui ma Maritile sõna üle annan, siis ma mainin, et kindlasti, kui teil küsimusi tekib, siis kas kirjutage meile otse või saate ka selle sama webinari chati kirjutada. Aga Marit, sinule järg üle siis. Tervitus siis ka minu poolt kõigile. Teen siis väikese või põgusa sissejuhatuse seoses Also portfoolio ja finantsteenustega, et seejärel räägib siis Helen natukene täpsemalt ka tänasest teemast. Aga et kui me räägime Also finantsteenuste portfooliost üleüldiselt, siis on meil edasimüüjate jaoks kasutada nii järelmaks kui siis ka kasutusrendi mudel. Et järelmaks sobib siis kindlasti edasimüüjale, kes soovib lepinguperioodi lõppedes saada ise seadmete omanikuks. Et järelmaksu puhul me räägime siis lepingu pikkusest, mis on 12 või 24 kuud ja seadmed siis asuvad kogu lepinguperioodi vältel teenusepakkuja või edasimüüja bilansis siis. Seetõttu on siis seadmete kindlustuse kohustus või kindlustamise kohustus ka teenusepakkujal ja kaup siis liigub teenusepakkuja omandusse kohe lepingu alguses, et esimesest hetkest. Järelmaksu puhul me räägime soovitatavalt väiksemast tehingust, mis on 10 000 eurot, et kui on teatud seadmetüüpidega siis tegu, võib küsida pakkumist ka väiksema summa puhul, aga soovitatavalt 10 000 eurot võiks olla see piirmäär, mis siis meelde jätta. Ja üks oluline nüanss kindlasti või eelis edasimüüjale, miks kasutada järelmaksu, on see, et käibemaksu tasumist finantseerib Also, mis tähendab siis seda, et arvel olevale müügihinnale lisanduva käibemaksu võib edasimüüja või teenusepakkuja deklareerida siis juba soetuskuul sisendkäibemaksuna. Et see on kindlasti eelis, mida tasub järelmaksu puhul siis kasutada. Kui me nüüd liigume edasi, siis järgnev finantseerimismudel, nagu mainitud, on kasutusrendi mudel. Helen, ole hea, vaheta ka slaidi. Aitäh. Et kasutusrendi puhul me räägime siis nüüd erinevatest mudelitest. Et meil on olemas nii device as a service, workplace as a service, meeting room ja networking as a service. Et edasi liikudes annan väikese ülevaate siis ka, et mida need nimetused tähendavad, aga katussõnum või katus, ütleme selline nimetus või ühine joon, siis nende puhul ongi kasutusrent. Ja kasutusrendi puhul me räägime lepingu pikkustest, mis on 24 või 36 kuud. Standardne lepingu pikkus on meil 36 kuud, sest et sellisel juhul lihtsalt seadmete, ütleme selline igakuine kuutasu on kõige optimaalsem. Ja kasutusrendi puhul on nüüd tegemist mudeliga, mis sobib siis edasimüüjale või teenusepakkujale, kes ei soovi seadmeid lepinguperioodi lõppedes kas endale või oma kliendile osta, vaid soovibki võtta need renti. Et eelisteks on siis kindlasti see, et tänu rendimudelile, kui see leping lõpeb, siis need seadmed tagastatakse ALSO-le, mis tähendab tegelikult ka seda, et on võimalik siis hoida kasutuses kogu aeg kõige uuemaid seadmeid. Et kui me räägime näiteks Workplace as a Service mudelist, kus on siis ka erinevad sülearvutid, komplektis sees siis sülearvuti eluiga 3 aastat, et selles suhtes eluiga võib kindlasti olla pikem, aga lihtsalt seadmete konfiguratsioonid muutuvad selle aja jooksul niivõrd palju, et pidevalt välja vahetades saab siis lõppklient kasutada ka kõige uuemaid seadmeid.
Tehingumahtude puhul meil otseselt selles suhtes piirangud puuduvad, et kui me räägime siin hinnastamisest ja pakkumise küsimisest, siis me vaatame siin ka erinevaid rätseplahendusi, ehk kui on lõppklient, kellele mingisugune seadmete, ütleme selline kombo või komplekt pakub huvi, siis kindlasti kontakteeruda ja küsida pakkumist. Seadmed siis kogu selle lepinguperioodi vältel asuvad Also bilansis ja seadmete kindlustamine jääb siis lõppkliendi teha, et see on üks nüanss, millega peab arvestama. Omalt poolt siis selle kasutusrendi mudeliga pakume kaasa ka sellist elementaarset või standardset või ütleme standardset asset management'i või teenuste haldus siis läbi Also Cloud Marketplace'i, mis tähendab seda tegelikult, et eraldi Excelite või sellise dokumentatsiooni pidamine edasimüüja või teenusepakkuja poolt ei ole siis niivõrd vajalik, kuna Also sätestab seal kõik nende lepingutega seonduvad informatsioonid siis tegelikult ka ära ja ühe raporti klikiga on võimalik saada siis kogu see info lepingute jooksul ka kätte. Ja nagu öeldud, siis seadmete tagastus ALSOle lepingu lõppedes. Et kui me nüüd siit edasi liigume, siis olen välja toonud väikese sellise näidiskomplekti, et saada aimu siis, et millistest komponentidest me näiteks Workplace as a Service'i mudeli puhul räägime. Eesti keeles on ta siis töökoht teenusena ja siia on võimalik siis võtta komplekti osana nii laua kui sülearvuteid. Praegu on siia näide toodud ühe HP mudeli puhul. Siia on võimalik siis juurde võtta ka ekraane, klaviatuure, hiiri ja kindlasti ka tarkvara, et Microsofti kontori tarkvara või siis varunduslahendus. Et varunduslahendus siia komplekti sobib ideaalselt juba ka selle tõttu, et kui see lepinguperiood siis ka lõpeb ja need seadmed tagastatakse ALSOle, siis varunduslahendus aitab tegelikult ju neid andmeid ühest seadmest ka teise mugavamalt üle kanda. Ja siin nende konkreetsete komplektide puhul on siis näidishinnaks 41 € 11 €. See on nüüd hind siis edasimüüjale, et Also ei kirjuta siia ette siis, et millist marginaali või milliseid komponente siis edasimüüja siin sellele teenusekomplektile juurde peab panema. Et see on kindlasti selles suhtes ka eelis, et igal edasimüüjal on võimalik siis selle bundli peale või juurde lisada just oma teenused, et hoida seda kliendi suhet siis kindlamana ja tugevamana kogu lepinguperioodi vältel. Üks näide siis tegelikult ka Meeting Room as a Service'i puhul, et siin me räägime komplektidest, mille puhul on siis komponentidena võimalik võtta nii ekraane. Siin on näitena siis ka näiteks Samsung Flip jalg selle ekraani kinnituse jaoks, konverentskaamerad või siis need Jabra speakerphone'id. Et sellise tervik või täiskomplekti kuumaksumus on 59 € 50 senti, see on siis edasimüüjale. Ja nagu öeldud, need ei ole kõik kohustuslikud komponendid, mis tähendab seda, et vastavalt vajadusele saab seda bundlit siis üles ehitada. Et täna vajan näiteks ekraani koos speakerphone'iga, aga homsel päeval võtan ekraani koos konverentskaameraga, et sellisel juhul see kuutasu on ka sutsukene väiksem või muutlikum siis. Nii, lähme edasi. Minu poolt on siis selles suhtes kõik, et ma annan sõnajärje Helenile üle, et miks me täna siia siis tulnud oleme. Just täpselt. Aasta lõpus otsustasime Maritiga, et kuna turg liigub üha enam teenuse müügi suunas ja meieni jõuab ka erinevaid teenusepäringuid kaasa arvatud võrgu kohta, siis töötasime välja uue mudeli, NAS. Ehk siis Network as a Service. Selle abil on võimalik ALSOst soetada võrguseadmeid kuutasu põhise teenusena. Et hetkel räägin siis läbi ka, millised on eelised edasimüüjale ja lõppkliendile. Kõigepealt on kindlasti välja, et selle teenuse puhul on sissemakse ja lepingutasu mõlemad 0 €. Ehk siis mingit
lisaväljaminekut kohe lepingu alguses ei ole. Kindlasti on garanteeritud ka kindel kuutasu, see ei kõigu ei üles ega alla. Standardlepingu periood on meil 36 kuud, aga soovi korral saab ka kindlasti 24 kuuks kasutusrenti. Nüüd korrutan natukene Maarit juttu ka, et terve lepinguperioodi jooksul on seadmed ALSO bilansis, ehk siis neid ei arvestata ei edasimüüja ega ka lõppkliendi põhivarasse. Ja rahavoogude ühtlustamine annab kindlasti eelise, et on võimalik eelarvet paremini planeerida, tead juba kindlaid väljaminekuid, mis sul kuus on, puudub vajadus ka suuremateks investeeringuteks. Lisaks on kindlasti sinul kui edasimüüjal võimalik ka lihtsalt oma näiteks haldusteenus kuupõhise maksena lõppkliendile edasi müüa. Ja kui leping lõpeb, siis tuleb tagastada seadmed ALSO-le, aga see annab jälle sulle võimaluse uued seadmed lõppkliendile asemele müüa. Ja niimoodi on alati lõppkliendil uusimad seadmed kasutuses ja lisaks omad sa pikaajalist kliendisuhet. Ja nagu ka Maarit mainis, siis teenust saab lihtsalt hallata ALSO Cloud Marketplace'is ja selle kohta on Maaritil isegi pilt hiljem näidata, et milline see välja näeb ALSO Cloud Marketplace'i keskkonnas siis. Tarneajast rääkides, siis ALSO laos olemasolu korral on tarne hea ja kiire, vaid paar tööpäeva. Muidu standardtarneaeg HP-st on umbes 3 nädalat, aga siinkohal tuleb kindlasti silmas pidada, et viimasel ajal või siis sel aastal on osade access pointide ja switchidega keerulisem olukord, ehk siis osadel toodetel on üle-euroopaline saadavuse probleem. Aga need saab alati case by case üle vaadata ja ma saan kindlasti alati infot anda, et mis on hea saadavusega ja mis on kehva saadavusega. Hindadest rääkides, lihtsustamise mõttes koostasime teile lehekese näidishindadega, näidiskomplektidega. Et hiljem me saadame selle esitluse PDF-i teile edasi ka, siis te saate selle lingi ilusti kätte. Antud lehel on arvutatud näidispakkumine tavahindade baasil 36-kuulise rendiperioodi jooks. Ja hinnad on siis resellerile ehk siis edasimüüjale. See on selleks, et anda ülevaade, mis komplektid on võimalikud, mis mudelid ja millise hinnaga. Kohe, umbes ma pakun, et paari nädala jooksul peaksin saama HP-lt ka selle projekti jaoks erihinnad kätte, mille baasil siis sellel lehel standardhindu uuendan ja ilmselt suure tõenäosusega läheb kõik tipakene soodsamaks. Mainin kindlasti ära, et kõik hinnad sisaldavad ka tootetuge, et siis probleemi korral lõppklient ei jääks üksinda, vaid saaks läbi meie või läbi reselleri ja reseller siis läbi meie, saaks pöörduda ka Aruba supporti spetsialistide poole. Kui teil on eriprojekt, erilahendus mingitele toodetele, mida te seal lehel ei leia, siis kindlasti küsige meie käest pakkumist, siis me teeme teile retseptlahenduse. Ja kindlasti väärib mainimast ka see, et HP Aruba võrku kasutusrendi mudeli alusel saab hetkel soetada vaid ALSO Eestist. Siin tõin teile ka välja 2 näidet, mis oleks näiteks 2 erineva komplekti kuutasuhinnad. Näiteks Aruba 505 Access Point, mis on väga populaarne mudel hetkel, ja lisaks tootetugi ja laekinnitus, siis kuutasu teeb kokku ainult 16,96 eurot. Või siis näiteks lihtsam lahendus kas või kodukasutajatele, et Instant on Access Point
üks väga populaarne mudel jälle koos tootetoaga ja juurde näiteks Switch, samamoodi Instant on seeriast koos tootetoaga ja kokku teeb ainult 14,62 € kuus. Mainin ära, et tegemist on kuumaksega edasimüüjale ja 36-kuulise lepingu näitel. Ja Maarit räägi siis oma Also Cloud Marketplace'i pilt lahti. Nii, et ma tõin siin tegelikult parema selguse huvides siis ka sellise näidise sellest tootest, mis siis haldamiseks Cloud Marketplace'ile on olemas. Et ma ei tea, kui palju seda praegu lugeda on, aga kui slaidid saabuvad, siis on võimalik seda sutsukene zoomida. Et põhimõtteliselt on siis ülesehitus niimoodi, et sellel hetkel, kui Also LaaS seadmed välja saadetakse, siis täidetakse ära ka Cloud Marketplace'is olev teenus. Teenuse külge lisatakse siis Also poolt selline informatsioon, mis puudutab seda konkreetset lepingut. Ehk sinna tuleb andmetena siis, mis on see seade, seadme nimi, seadme tootekood, seadme seerianumber. Me fikseerime ära siis ka lepingu algus- ja lõpukuupäeva, tootetüübi just selle tõttu, et kuna tegemist on sellise ühise tootega kõikide kasutusrendi mudelite puhul, siis on võimalik sellest raportist välja noppida, et kas on tegu seadmetega, mis kuuluvad näiteks Workplace as a Service või siis seadmetega, mis kuuluvad Networking as a Service lahenduse alla. Ja lisaks oleme siia siis lisanud ka selle võimaluse, et edasimüüja saab siia juurde lisada informatsiooni siis seoses kasutaja andmetega, et kasutaja nimi ja näiteks kasutaja kontakt. Et sellisel juhul on teada ka, et kui lepinguperiood hakkab lõppema, et millisel kasutajal ettevõttes oli see konkreetne seade siis kasutuses, et mugavamaks seadmete tagasikorjaks näiteks või hooldusteenuse pakkumiseks. Ja Helen, kui sa vahetad slaidi edasi, siis siin täpselt samamoodi, et väikene ülevaade siis sellest, et milline on see raport, mida ühe klikiga saab Cloud Marketplace'is põhimõtteliselt välja võtta, et kõik see eelpool mainitud info on siis kättesaadav igal ajahetkel Cloud Marketplace'i raportist. Ta tuleb Exceli kujul ja kui ta on välja nii-öelda kantud, siis on võimalik seal ka erinevaid näiteks pivootabeliga selliseid vaateid genereerida, et mis informatsiooni parasjagu on vaja kätte saada. Et selline basic asset management siis tuleb meie poolt juurde. Aga see on minu poolt siis hetkel kõik. Jah. Lõpus on meil veel tegelikult, kui Helen nüüd slaidi vahetab, ka kontaktandmed igaks juhuks, et kui kellelgi on küsimusi, täpsustusi või soovib siis lahenduse pakkumist saada, siis Networking as a Service'i puhul kontakteeruda Heleniga. Kõikide teiste kasutusrendi mudelite puhul julgelt minuga ühendust võtta, et siis saab vaadata case by case üle, kuidas edasi minna. Ja, aga nüüd me tänamegi ilmselt. Võib-olla omalt poolt nii palju, et viimane slaid, kui Helen ära vahetab, et kes ei ole veel nime kirja pannud, siis 19. mai on meil tulemas ka CTV event, et Also e-linki sisse logides sündmuste kategooria all on see video olemas, et minge pange julgelt oma nimi kirja. Just täpselt, aga suur tänu osalemast ja jääme siis tellimusi ootama. Aitäh ka minu poolt.